Tere Eesti keskelt kevadele läheneva Kehtna lumehangede vahelt. Optimist ütleb, et seda toredam on peatselt järgnevaid häid ilmu naudelda. Ja optimist ütleb ka, kui hea on olla kooliõpetaja, kui hea on olla talupidaja. Käisin eile Tallinnas haridusministeeriumi ja hariduslabori korraldatud kutsehariduskoolide eesti keele õpetajate päevapikkusel seminaril, kus remonditakse meie kutseharidust ja täiskasvanute koole, mis on sageli ametikoolidega koos, remonditakse 4-aastaseks. See peab saama valmis aastaks 2027. Ja päev läbi kuulates ülihea esinemisega arukaid, kauneid inimesi, saavutasin ma erakordselt suure kojujõudmisrõõmu ja erakordselt suure naudingu olla koolis ja teha päris asja. Ei saa minust selles elus ametnikku. Meie tänane tekst haarpi teemal on selles mõttes nii mahult kui olemuselt väga sarnane riigieksamiga, mis sel aastal toimub 14. aprillil. Sain just eksamite infosüsteemist teate, et olen riigieksami komisjonis. Eesti keel on väikese tähega infosüsteem. Aitäh! No nii, ja selles võttes 27. aastaks ära remonditud haridus enam seda rahvast ei puuduta, sest see kool saab läbi. Ma südamest loodan, et võimalikult palju üliarukaid inimesi siit ruumist läheb edasi kõrgkoolidesse. Ja kutsevaliku puhul soovitan kogu hingest võtta kurss millelegi tõelisele. Haarp, meie tänane teema, on ka midagi väga tõelist. See on Alaskal asuva peakorteriga kliima nii uuringute kui inseneeringute keskus. Me oleme siin erinevas kontekstis rääkinud triibulisest taevast. Kontekst on olnud näiteks seotud tsensuuriga, sest meie peavoolumeedias endiselt triibulisest taevast kirjutada ei saa. Ja siis hakkab tööle meil enesekontroll, et okei, ma siis ütlen läbi väga hõredate lillede või lihtsalt jätan enda teada fakti, et olen üsna veendunud, et üks noor minu hoolde usaldatud hobune on just sellest haarpi ja chemtraili triibulisest taevast tingituna saanud nahavähi. Minu sisetunne ütleb, et põhjus on seal, sest samal ajal okaspuud punased, lehtpuud auklikud, seened mürgised liigist olenemata, et te võite meid kas või surnuks tsenseerida, aga me tegelikult teame asju. Ja selles minu tekstis on nüüd kogutud, minu õppematerjalis on kogutud hästi erinevate allikate selgitused nähtuse kohta. Peab hämminguga tõdema, et väidab nii Hiina kui kõiketeadja ja kõikeoskaja Trump, et keegi ei tea, kes päriselt neid triipe teeb, kes päriselt tegi Ameerikas Blue Beam projektiga sinise soga, mis pärast udu ja Florida lume hajumist alles jäi.
ja mille sees oli 49 keemilist ühendit. Arseenik nende hulgas, grafeen niikuinii, grafeenoksiid. Mida tegi õpetaja Preili? Ka mitmete oma kolleegide heaks seesuguse materjali, mida lahkesti kasutada jagan. Ma ei oska oma teenuste eest üldse raha küsida, nii et minu tasu on rõõm, et mu materjalid on vajalikud. Esimeses osas me paneme nagu ikka kirjavahemärgid ja kokku-lahkud. Siis teiseks osaks võtsin ma Biblioteca Pleiades katkendi, kus on meil siis kirjas harpi kohta päris võimsa portaali seisukoht, selleks, et refereerida, mida sina nüüd päriselt harpi kohta tead ja siit teada saad. Meil väljatrükis on jäänud viimane puhas lehekülg. See on siis 3. ülesanne, mille me saame istutada siia. 4. ülesanne on korrastada Google Translate tõlge. Ma panin selle juurde hästi lühidalt originaali ka, et te saaksite võrrelda, mis soga tegelikult endiselt Google Translate teeb. Me veel päris pikka aega peame sellega arvestama, et eesti keel on nii väike, et Meta ja Google robot ei saa selle keelega hakkama. Chipi teeb meile juba väga head tööd ja tipsik ka, aga siit te nüüd siis saate järjekordse näite. Vormiliselt saate selle korda teha, hoida, eks ju, keele kui elusolendi pulsi peal oma elusat ja ilusat kätt. Aga faktiliselt, mis asi see on? See on müügireklaam, orgaani ja tornado kontrollseade, te saate endale isiklikult selle osta. No siis te peate olema muidugi sama rikas kui mõni Dubai oligarh, aga põhimõtteliselt on võimalik endale soetada see seade, mis teeb teile lund, vihma, mida ise tahate. Tagajärjed tulevad sellised, mida te ise ei taha. Aga siin on täiesti fakt, kust kohast kogu see jama tuleb, et Dubais on hanged Saudi Araabias uputab ja Sahara kõrbes on üleujutused, sest kõik see kunstlik, mida rikkurid saavad endale lubada taevasse paisata, see jääb sinna ja hakkab seal oma tegusid tegema. 5. on robottõlge, mida on võimalik meil jällegi korrastada ja arutleda, kas Ameerika keskne droonide keemiasabade ja targa tolmu jutt on arusaadav, pädev ja mis inimkonnast edasi saab. Õigupoolest see 3. ja 5. ülesanne teil arvatavalt mahuvad ühte teie arutlusse. No vot, ja siin meile siis Google tõlgib, mis asi on see tark tolm. Mida kuuredit, me tõenäoliselt niiviisi ei väljenda seda. Selle saate läbi nautida ja ühtlasi targaks ka. See on päris pikk tekst. Rene, keegi saabus, mul on õnneks üks lisaväljatrükk, nii et ma ei pea kuhugi jooksma. Tervist, see on Kats. Ma teadsin, et sa tuled, mul on sulle väljatrükk. Ja meie teemaks on harp, me teeme koos ära esimese osa. Ülejäänu on kõik kenasti kirjas. Pealkiri loomulikult ilma punktita kujutab endast stilistilist mänglemist
riigieksamil ei soovita mängelda, sest sa ei tea, kelle kätte satub riiklikult palgatud eksamikomisjonis sinu tekst, mis on kurb, sest meil siin konkreetses klassiruumis on põrgulikult head kirjutajad, kelle parim osa on just mänglemine, iroonia. Sel korral siis 14. aprillil jääb koju koos mobiiltelefoniga nii kahju. Harps-traps-trull on siis tekitatud sõnast trips-traps-trull, eks te tea ju, et siis tehakse need trellid, hashtag, ja see, mida meile teevad palgalised piloodid taevasse oma lennuki tiibade alla kinnitatud balloonidest, näeb välja nagu trips-traps-trull. YouTube'ist leiate väga lihtsalt erinevate pilootide nii videoid, dokumente kui ülestunnistusi, et jah, ma täitsin ülesannet. Ja sellest hoolimata kogu maailma vägevad ütlevad ikka asja kohta they, kes tellis, ei tea. Seda kõike on meie planeedile liiga palju, kuivõrd selle liitlause esimene ja teine pool eeldavad teineteise vahel päris sügavat sissehingamist, siis paneme mõttekriipsu. See on natuke pikem paus, kui koma küsib, nii et see on mõttekriipsu väärne paus. Näeme tagajärgi, selge, et üks sõna. Pean tunnistama, osad liitsõnad on just selle jaoks lahku lammutatud, et hoida pidevat tähelepanu ja püsivat hingamist tekstiga kaasa, et ei hakka pilk üle hüppama. Niisiis näeme tagajärgi, koolon loomulikult rea lõpus. Hangedes Florida, rohetormid, üks sõna, tormide liik. Saudi Araabia vahel on sidekriips. Me oleme seda sorti sõna nüüd viimasel ajal päris palju näinud, sest Emiraatides ja Saudi Araabias käivad selle maailma vägevad, kellest keegi mitte midagi ei tea, kohtumas. Niisiis Saudi Araabias põlengud ja nende järgsed üks sõna, niisugune omadussõna, nende järgsed maalihked, üks sõna. See on siis loodusliku äparduse liik, termin, üks sõna. LA-s selle Los Angelese lühendi ja käände lõpu vahele võib panna sidekriipsu, aga ei pea. Kui segab arusaamist see sidekriipsu puudumine, siis paneme, aga siin antud juhul ei ole väga oluline. LA-s, sassis aastaajad, üks sõna, poolitusmärk, rea lõpus. Meil enesel siin Maarjamaal näeme triibulist taevast, kuuleme harpist, siin allpool on tulemas selle lühendi lahti kirjutus ka, ja lennukitelt külvatavast keemiast, millest hakatakse rääkima erru minnes. Erru minnes võib olla nii kokku kui lahku. Koos suunab ta rõhu sõnale minnes ja lahku jättes jääb rõhu alla sõna erru. Hakatakse rääkima erru minnes, mõttekriips. Nagu ka astronaudid pihivad kuu peal nähtust, alles hauaveerel üks sõna, nukker-termin. Ja jälle mõttekriips, sellega me oleme võtnud siis selle kiilu võimlause sees mõlemalt poolt mõttekriipsude embusse. Oleme vilksamisi aimu saanud anunnakidest, reptiilidest ja kusagil põhjanabal üks sõna, jäämüüri üks sõna, all redutavast eliidist, kellele kliima manipulatsioonid üks sõna, muidu manipuleerib kliima,
kui manipuleeritakse kliimat, siis on üks sõna. Kliimamanipulatsioonid peaksid justkui üks sõna kasulikud olema. Väidetavalt põhjus, miks meil ei lubata lennata üle Põhjanaba, on see, et seal on see nii-öelda kadunud kontinent, kus on maailma eliit, ju nemad on siis see they, Rothschildid ja teised erakordselt varakad ja välja valitud isendid. Ühtlasi on järjest rohkem liikvel teooriaid, et reptiilid, anunnakid, argturlased, plejadid, Orioni rahvas, Lüüra, et nad on kogu aeg meie hulgas olnud, samavõrd kui me muudkui aga ootame meid päästvaid tulnukaid. Esiteks nad on siin ja teiseks me ise oleme need. Paljud meist käivad öösel ise seda teadmata või teades oma kodus, Siriusel, Orionil, Vegal ennast taastamas ja panevad aga edasi, sest meie olemegi need, keda me ootame. Valge energia koondnimetusega Jeesuse energia. No vot. Eliidisse puutuvast veel nii palju, et aeg-ajalt ettevaatlikult vihjatakse, et Rothschildidel ja Venemaal on ühesugune vapp. 2 kotkast. Väga huvitav. Meie peavoolumeedias kõik 3 sõna kokku, termin. Muide, harpstrapstrullist ega keemiatriipudest üks sõna, chemtrails, ja ning ega või nende ette koma ei käi. Ega keemiatriipudest kõnelda ei lubata. Chosen one'ide, see on nüüd meelega kirjutatud eesti keele moodi transkribeeritult. Chosen one on 2 sorti, ühed on need, kes täidavad missiooni ja nendel on üliränk ülesanne. Ja teine osa iseenda chosen one'iks kuulutajaid, kes iseennast chosen one'itavad, on siis see teine liik. Orwelli kirjutatud raamatus Loomade farm, ühed loomad on võrdsemad kui teised. Häda on selles, et nad vannitavad iseennast, üks sõna. Sellel samal tühjaks kurnatud koomasse piinatud planeedil nii väljendid tühjaks kurnatud kui koomasse piinatud võib olla kirjutatud nii kokku kui lahku. Tühjaks kurnatud koomasse piinatud planeedil ning kui mürgitriibulise üks sõna taeva all toimuvates üleujutustes üks sõna, maavärinates üks sõna, põrgupakastes kokku, inimkond loomulikult kokku, see välja sureb, hukkuvad niiditõmbajad, üks sõna ise ka. Eks nemad loodavad, et oma maa-alustes linnades järjest nii Vatikani all kui Altais, kui kõikjal ilmsiks tulevates maa-alustes katakombides loodetakse ellu jääda, ennast edasi chosen vannitada, ei lähe läbi. Kõik on kõige ja kõigiga ühenduses. Ka siis, kui massimõrvarid, üks sõna, ise seda ei tea, koos inimloomaga, inimloom, üks sõna, lühenenud tüvi ei saa olla kuidagi teisiti kui liitsõna osa, hukkuvatest loomasidekriips ja taimeliikidest kokku, seega siis loomaliikidest ja taimeliikidest mitte midagi ei pea ning meie omakorda üks sõna, mitte millegi tegelikke
asjaolusid. Üks sõna ei tea, kõike teeb they. Keemia triipudes üks sõna nagu ka Blue Beam projekt, kuna see on ingliskeelne väljend, siis on ta külili lükatud kursiivis. Käigus kogutud ja analüüsitud olluses on 49 keemilist ühendit. Koolon, järgneb see suurepärane menüü. Lisaks radioaktiivsele grafeenoksiidile üks sõna, alumiiniumoksiid üks sõna, fluoriid, kaadmiumi, kroomi, koobalti, tseesiumi, raadiumi, baariumi ja arseeni ühendid, meelekontrolli üks sõna agentidena ning endobakterid üks sõna ja mükotoksiinid üks sõna, mis kõik meile vihmaga kaela sajavad. Pinnasesse imbuvad, sealt põhjavette satuvad, nii et täis kombo. Harp, nüüd me paneme selle inglisekeelse lahti ütlemise, paneme sulgude sisse. Niisiis harp, sulud algavad, High Frequency Active Auroral Research Program, mis sõna see nüüd on, sulud kinni, kas ma ütlesin jutumärgid või? Ma ei mõeldud seda, ärge kuulake seda muti. Ta sai eile Tallinnas käies šoki, sulgude sees on see. Niisiis sulgude sees on selle lühendi lahti seletamine. Sulud algavad ja sulud lõpevad. Tundub justkui üks sõna, toredasti teaduslik, Alaska keskne, sinna paneme vahele sidekriipsu, me ei saa päris nimest teha liitsõna, aga liitsõna see olema peab. Niisiis läheb sinna sidekriips. Alaska keskne sooritus, aga meil siin lähevad okaspuud, üks sõna, pruuniks, lehtpuud, üks sõna, auklikuks ja erinevad loomaliigid, üks sõna, haigestuvad mitmesugustesse, üks sõna, vähkidesse. Oleme omavahel tähelepanu juhtinud faktile, et levima on hakanud ilma valuta ülikiire kulgemisega vähiliigid. Väga lihtsalt saab minema. Sotsiaalmeedias üks sõna jagavad chemtraili teemalised grupid. Niiviisi kirjutamegi selle chemtraili liitsõnaks sidekriipsude abil. Grupid pidevalt uudiseid ja teadmisi, aga peavalumeedia, kõik 3 sõna kokku, see on siis sõnamänguline tuletis peavoolumeediast, ajab vandenõuteooria, 3 sõna kokku, rida. Ajupesu päeva. Nii, siin on nüüd mängitud, ajupesu on üks sõna, pesupäev on üks sõna, järelikult ajupesupäev on kõik 3 sõna kokku. Ajupesupäeva on läbinud isegi peanõid. Tal on Facebookis profiil, oma tavalise isikuna räägib päris mõistlikku juttu, varjunime all peanõid. Kirjutab teksti, mis ajab tigedaks, sest ta on niisugune õelalt skeptiline ja vaatame stiilinäidet. Peanõid, jutumärgid algavad alt. Aga sedasi see kipub olema, mingid ahvid mõtlevad välja näiteks selle taeva triibutamise selleks, et saaks mängida lihtsameelsete närvidel ja näidata näpuga, et seda teevad NATO riigid lääne suunas. NATO riigid järel me lisame peanõiale ühe koma, sest muidu teevad NATO riigid seda lääne suunas, aga kui me lisame siia vahele koma, on selge, et näpuga saab näidata lääne suunas NATO riikide peale. Meie head ometi midagi sellist ei tee.
ja tahame päästa maailma lääne saatanast, selles loodavast Soodomast ja Gomorrast. Täiesti geniaalne idee infosõja tandril. Vaata aga taevasse, kus on lennuk sõitnud ja arva, et see lennuk laseb sulle mingit keemiat pähe. Seejärel hakatakse seda ulmet paljundama ja jagama netis, looma sotsiaalvõrgustikes organisatsioone, kes võitlevad millegi vastu, mille vastu võidelda pole võimalik, sest mitte midagi sellist ei ole ega saa tulema, aga võtab selle kõik ilusti vastu ja AI kujundab sellest oma teadvuse nii, et ühel hetkel hakkab see net sedasama üks sõna juttu ajama ja põhjendab sama lolli loogikaga neid asju, nagu seda mingid ahvid on kuskil FSB keldrites, pläru suunurgas üks sõna ja silmi kissitades kokku kirjutanud jutumärgid kinni. Tsitaat lõppes. Õnnitlen ennast, ma ei läinudki seekord selle pläma peale tigedaks. See on nüüd siis see tüüpiline argumenteerimata argumenteerimine, kus meile üritatakse rääkida kondentsist ja lihtsalt atmosfääri püsima jäävatest kümnetest ja sadadest triipudest ühe korraga. Miks pärast seda juhtuvad taimedega ja loomadega asjad? Oi hoopse ei tea. Eluterve, üks sõna. Skeptitsism on maandav ja kuundav ning teaduspõhine, üks sõna. Faktikontroll, üks sõna. Arukust, koondav. See, kelle pereliige on saanud naha, sidekriips või verevähi, üks sõna, ehk siis nahavähi või verevähi, sest siin sai läbi põimlauses olev kiil. Ja see vaatab risti-rästi, üks sõna, ruudulist õhuruumi, üks sõna, hoopis teise pilguga kui ajupestud, üks sõna, ilma komata kui kondentsi juttu jahvatajad. Siin on A ja J läinud mulle endal vastupidisesse järjekorda. Parandan ära, sina seal ei saa selle näpukaga teksti. Kondentsi jutu jahvatajad ühtlasi on kõik 3 sõna kokku. Kondentsi jutt on üks sõna, jutujahvatajad on üks sõna, nii et see tegija nimetus on kõik 3 sõna kokku. Biosidekriips ja geoinseneeringute üks sõna, see tähendab siis bioinseneeringud ja geoinseneeringud. Bio- ja geoinseneeringute nanotehnoloogilised, loomulikult kirjutame kokku kõik need eessõnad, mis näitavad siis ühikuid, mõõte ja ka siis pseudoparad, kõik need ju loomulikult on liitsõna esimene pool. Bio- ja geoinseneeringute nanotehnoloogilised manipulatsioonid liituvad taimekaitsevahendite kõik 3 sõna kokku, olmekeemia, üks sõna, vaktsiinide, säilitusainete, üks sõna, sünteetiliste ruumide ja riiete, mobiiltelefonide, üks sõna ja koldtuugenite, üks sõna, infrahirmutisega kokku. Sõna infrahirmutis mõtles välja ettevõtja Harri Raudvere, väga hea sõna. Ja eile just täitus 5 aastat
pandeemia COVID-19 algusest, mis selle 5 aasta jooksul on toimunud planeedi, meie teadvuse ja tervisega, ise teate. Ma sattusin tänu sellele kooli, nii hästi läks. Ja oleme unustanud planeedi enesevägedest elektri loomise kaunid kunstid ning hävitamas nii põllumajandust, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, nii põllumajandust kui looduslikku loovalt loogilist tööstust, nii kui ka on ilma kumata kui, ning laseme Ivan Sussaninitel kogu oma energia sõdadesse ja pehmemasse tapatööstusse, üks sõna, eksitada. Kiievi 21. punkt, nii saame järgarvu, 21. sajandi vürsti diktaatoriks nimetav ning koos Venega üle ukrainlaste rulliv Trump kuulutas samas 2025. punkt aasta 20. punkt veebruaril sõja keemiatriipe, üks sõna, joonivatele lennukitele, tunnistades ühtlasi, et temagi ei tea, kelle lennukid ja pulverisaatorid need tegelikult on. Kuna Donald Trumpib iga päev mingisuguse ehmatava otsuse, sõjakuulutuse, ümbertegemise, loobumise, siis me järjest unustame, mida ta meile nüüd jälle siis sooritas. Hommikanšiel salvestuse lõpetame minuti pärast, siis saad minu eksemplari endale. Nii siis Donald ja Musk ei tea, nii siis üks sõna samuti, kes on see müstiline they, nemad. Kui triibutajad lähtuvad illuminaatide Edenist, ehk siis põhjapooluselt jäämüüri tagant, ja Burger Kingil üks sõna, see on niisugune nunnu hüüdnimi Donaldile, McDonald Burger King, puudub info ja ülevaade, üks sõna, ei kuulu ta järelikult eliidi hulka ning seega on mõistetav tema ühtehoidmine, üks sõna, Vene ja Hiina imperaatoritega. Väikese tähega Vene ja Hiina ei näita mitte suhtumist, vaid nad on siin omadussõna väärtuses. Vene ja Hiina imperaatoritega, et kuidagigi võimalikult suur osa planeedist Ameerikaks ümber nimetada. Ja meie, nagu näete, see on teksti kokkuvõttev lõppsõna, hoidume läbi triipudes sadava vihmaga õue minemast, palvetame ning loodame, armastame tänulikuna entusiastidele, kes ühismeedias, üks sõna, pidevalt ka päikese kohta teateid postitavad. Ehk siis meie jälgime partei reitinguid, oma ametnike armee vähendamist, mida täna hommikul minister Michal lubas, aga ülejäänud maailm oleneb väga suures osas päris eliidist, kes oleneb koos meiega päikesetormidest. Kohtumiseni paremas kevades.